Hei vlogits, Banana Bitchi, täna on laupäev, 2. juuni ja see siin on voiceover, sellepärast et Diana ei oska ikka veel filmida normaalselt. Ma millegipärast panen oma näpu kogu aeg mikrofoni peale, aga see on see klipp, kus ma sõitsin Tallinnasse. Põhimõtteliselt me rääkisime, ma lähen nädalavahetuseks Tallinnasse, ma olen laupäev ja pühapäev Tallinnas. Laupäeval ma filmin kollaabi, annan giveaway võitjale auhinna ära ja siis pühapäeval ma läksin Superstaari vaatama, ma käisin pildistamas ja tegin veel igast lahedaid asju, nii et see on see vlog. Järgmine klipp on juba see, kus ma filmin kollaabi, nii et jah, sorry, ma üritan seda kommet parandada, kus ma näppu mikrofoni peal hoian, sorry. Mida? Ma vlogin ka paralleelselt. Okay. Praegu on kell 1.08, ma olen Tallinnas ja te olete praegu aktiivi peal, kui ma vaatan, see vist ikka veits filtu, ma ei tea. Me hakkame kohe filmima, lihtsalt mõtlesin teie väikse vaheklipi. Ei, ma ei ütle ette. Järve ütle ma ei ütle, see tuleb järgmine nädal, sest selle nädal tuleb vlog ja siis video peale seda on see video. Kell on 13.48, meil läks suht ruttu filmimisega, sest Brigital oli kiire. Peili, palun ära nupa seal taga. Aga mul on nüüd filmitud, Brigitta läks ära ja Oliver läks ka mingit autoasja vaatama, ta võttis võtmed kaasa, sest muidu ta ei saa parklasse. Nii et põhimõtteliselt ma olen nagu paariks tunniks ja üksinda jäetud. Mul ei ole võtmeid ja ma ei saa mitte kuskile minna. Mul ei ole siin wifit, mul ei ole arvuti, muidu ma nagu monteeriks. Nii et jah, ma ei tea, mul läheb suht nagu raisku siin praegu paar tundi. Ma vist arvatavasti vaatan telekat ja olen Peiliga. Peili on uue lõikusega, ma ei tea, kas ma rääkisin siin ennem. Minu. Ma panin just huulepulga peale, ma loodan, et see näeb okei välja. Tegelikult see peaks kuivam, ma ei tohiks rääkida, aga ma ei viitsi oodata. Kell on mingi 5 läbi, ma jäin magama vahepeal, sest et Peili jäi magama ja ma olin üksinda kodus ja ma lihtsalt õppisin ja siis ma jäin nagu reaalselt oma mingi paberite vahele magama. Ma olen siiani veits aeglane sellest magamisest, aga ma ärkasin üles ja nüüd ma peaksin minema giveaway võitjale selle auhinna ehk lõhna siis ära andma. Siis ma tahaks veel vaadata poodidesse, sest ma ikka veel ei tea, mida homme selga panna. Mul on suht nagu vaba õhtu, ma ei tea. Ma täna arvatavasti nagu väga palju ei vlogi. Pigem ma vlogin homme, kui ma lähen Superstaari vaatama ja mul on pildistamised asjad. Ma olen praegu Balti jaama turul, kus ma pidin saama giveaway võitjaga. Tegelikult tavaliselt mina ise ei anna, vaid nagu brändid ise saadavad, aga seega nüüd saatsid mulle, et ma nagu ise annaksin ära. Ja kuna ma tulen Tallinnasse, mõtlesin, ma olen nagu isiklikult show. Kas see kirjub ka? See aidra. See on väga päikseline. Rannast või? Jaa. On vesi soe? Mis teeme? Me vaatame nüüd turu peale ja siis ma tahaks homseks vaadata riideid või noh, mingit pluusi, mida peale panna. Ma siin niisama kuulan raadiot ja hetkel käib minu lemmiklaul Pael. Like, kui sulle meeldib Pael. Hey vlog, good morning, kuigi kell on 1.43. Ma olen mingi 10, tegelikult ennem seda üleval. Aga ma hakkasin ennast praegu sättima, sellepärast mul tuleb kell 4 pildistamine ja ma ei tahtnud enda meiki liiga palju varem valmis teha, nii ma praegu teengi meiki. Muidu ma ei kanna üldse nagu eyeshadow, ma pole nagu mega kaua kandnud lauvärve. Aga mõtlesin, et täna võiks, et oleks nagu natuke teistsuguseid pilte, sest muidu mul on kogu aeg nii nagu, ma ei tea, lihtsalt tripsmepikendused. Leidsin endale eile pluusi ka, mille ma saan õhtul selga panna. See on täiega cute ja seda ma pärast näitama ei hakka praegu näitamist ja niikuinii pärast näete. Ja pildistamiseks ma ei tea, mitu outfiti ma saan nagu panna, sellepärast fotograaf ütles, meil läheb umbes 45 minutit ainult. Aga ma kindlasti lähen sellega, see on tavaline nagu valge crop top, siis kui ma olen nagu pruun ja selline, siis mulle meeldib sellega ja mulle meeldib nagu valgeid asju kanda, kui ma olen hästi pruun. Nagu enda kohta, ma tean, paljud vaatavad mind ütlevad, et sa ei ole pruun, aga enda kohta ma olen fake päevitus 100%. Aga mul on see, siis mul on see üks punane top, mis ma ostsin kunagi, ma näitasin vist ka River Islandist ja siis võib-olla tahaks ka sellega pilte, mis ma täna õhtul panen selga, ma ei tea veel. Aga vaatame, kui palju me üldse jõuame pildistadest, nagu ma pean ära ka minema suhtlutta. Kui sul on nagu mingid häid ripsmäeka soovitusi, just selliseid ripsmäekaid, mis on nagu alumistele ripsmetele, ehk nad ei tee nagu liiga nagu selliseks nagu klampiks nagu tükki neid ja nagu liiga pikaks, mis ma tean on lamps tavaliselt, sa tahad endale nagu võimalikult pakse ja pikki ripsmeid, aga nagu mul on üleval ripsupikendused ja ma ei pane sinna.
ripsmäkates ma tahan neid alumistele panna ja nagu kõik ripsmäkad teevad mul alumist ripsmed nagu mega pikaks, mega paksuks, et ma näen välja nagu, ma ei tea, see ei ole väga ilus. Ja samas nagu midagi tahaks. Siis mul ei ole nagu lainerit ka, ma ei tea. Ja mul on nagu üks ripsmäkas, äkki on kaasas, tegelikult mul ei ole isegi ripsmäkad kaasas. Oh my god, ma nii vihkan seda selle juures. Et nagu kõik asjad on Tallinnas, et nagu mul on enda asjad ju kõik kodus ja siis ma nagu võtan nii palju kaasa, kui mul meeles on, aga mul jääb alati ikkagi midagi kaasa võtmata ja siis mul nagu ei ole asju, aga nagu samas kõik toimub siin, et nagu, ma ei tea, ebamugav. Tegelikult ka pole ripsmäkata, võib-olla lähen poodi osta, aga teie kindlasti öelge mul all kommentaarides, nagu soovitage mingeid häid ripsmäkkaid, mis nagu sobiks ka alumiste ripsmetele. See fotograaf, kellega ma lähen pildistama, ma olen tema pilte juba nagu, ma arvan aastaid, vaatan vahepeal Instagramis, et ta teeb nii ilusaid pilte. Mul on lihtsalt nii hea meel, et ma saan temaga nagu koos töötada niimoodi, et ta on nagu nõus minust lihtsalt niisama pilte tegema. No ilmselgelt vaata, ma panen need pildid üles ja siis nagu fotograafid saavad nagu tasuta promo vaata, mis on nagu ülikasulik neile. See on arvatavasti kasulikum neile kui mulle, aga lihtsalt mulle meeldib nagu Instagramis võimalikult häid pilte panna, kuigi noh, enamus on mul mingi telefoniga tehtud, aga ta on ikkagi päris normaalsed. Üldplaanis on mul meik enam-vähem valmis. Ma peaks veel huuleka tegema, aga ma teen nad alles siis, kui ma lähen teen mingid asju, need tulevad niikuinii maha. Aga praegu, enne kui ma hakkan asju tegema, tahaks süüa, lõunat süüa midagi. Ja kui ma jõuan siis veel veits linna peal äkki ringi käia või ma ei tea, äkki minna vanalinna. Kuigi seal on täiega treppe ja ma praegu ei tohi treppidest kõndida. Ja ma ei tea, kuidas see läbi läheb. Tulin sööma, kell on 2:57. Ma tellisin salati, sellepärast mul on mingi crop top seljas ja nagu sellised riided, et siis ma tahan, et mu nagu kõht oleks võimalikult mingi lame, et ma ei hakka mingit pastat praegu sööma igaks juhuks. Aga ma sain veel teada, et ruttu enne pildistamist ja peale söömist ma hüppan läbi ja vaatan mingeid lahedaid uusi särke, nii palju saame öelda. Mu lemmikasi on see, kui sa tellid endale salati, ütled spetsiifiliselt palun kaste eraldi ja nad toovad sulle, kaste on nagu igal pool laiali ja nagu kui ma tahaksin nagu ebatervislikult süüa, siis ma võtaksin mingi purksi, aga nagu täna ma üritan olla tervislik ja siis nad ikkagi teevad mu salati mingi rasvaseks, nagu sorry. Ja sama on nagu veega, kui ma ütlen nagu spetsiifiliselt eraldi palun ilma sidrunita, nad ikkagi toovad mulle alati sidruniga, täna ma ei ütelnud seda, aga nagu you know, kui sa relate, pane thumbs up. Kell on 15:53 ja ma ootan fotograafi Coca-Cola Plaza juures praegu. Ma sain ripsmäkka ära värvitud, need natukene parem, minu meelest oli natuke nagu efektsem. Mu silmad tunduvad, panen seda. Mu silmad tunduvad nii heledad kuidagi, kui mul nagu tumedam meik. No, ma pole nagu üldse hardinud enam silmameiki kandma, mis on nii naljakas, sest vanasti ma kandsin kogu aeg. Aga ma käisin, vaatasin oma asjad ära, valisin välja, mis mulle meeldib. Ja ma loodan, et teile meeldib ka nii palju saan öelda praegu. Ja see, millest ma räägin, tuleb suht varsti välja juba. Ma ei tea, kas see on hea, et ma räägin asjades, et mul on nagu hullult halb komme, et ma nagu ei suuda saladusi hoida ja siis nagu see on minu saladus ka, selles mõttes ma võin rääkida, kui ma tahan. Aga nagu tegelikult pole hea asjadest rääkida ennem, kui need nagu 100% nagu kohal on, kui need tehtud on. Aga mul on selline halb komme. Võib-olla te isegi ei saa aru, millest ma räägin nagu, nii et siis ärge pange tähele, aga jah. Panin huultelega. Mul on uus lemmik huuleasi. Ma ühe video raames nagu proovisin Maybellini asju ja neil on need uued liigutipstikid, ma pole üldse nagu sponsorieritud mitte midagi, aga see on toonis 05 Loyalist ja see on nagu täiuslik nude lihtsalt. Praegu ma olen nagu päevitunud, aga isegi kui ma ei ole nii päevitunud, ma kujutan ette, et see nagu on täiega hea, see püsib huultel päris hästi. Vaatan, keegi kirjutas mulle ka. Oi, fotograaf on vist juba kirjutanud, okei, ma pean minema. Nii, ma jõudsin praegu pildistama siin Rotermanni kvartalis, fotograaf palus ennast mitte näidata, sest ta ei ole meiki peal. Aga ma olen siin Mona Blossom Tree'ga, oled sa Blossom Tree jäädaksin, jah? Võite vaadata Instagramis, ta on nagu mega head pildid, see praegu teeb pildi. Nii, tal on mega ilusad pildid, nii et nagu ma enne ütlesin, mul on nagu nii hea meel, et nagu sellised andekas fotograafid on üldse nõus minuga koos töötama. Aitäh sulle! Ma jätan sul lingid alla, vaadake seda pärast, et kui tahate nagu mega ilusaid pilte kuskil Tallinnas, ma ei tea, kas sa käid vahepeal Tartus ka või? Siis tšekake ta järgi. Siin on meeletult halb valgus, aga kell on 17:19, ma lõpetasin pildistamise, mu juuksed on nii sassis, et ma ei tahaks üldse nendega otse edasi minna, aga midagi pole teha. Ma lähen Superstari vaatama. Ütle mulle all kommentaarides, kelle poolt sa oled. Nagu ütle, kelle poolt sa finaalis oled. Issand, näete neid valgusvärke, minu bluus
lihtsalt peegeldab niimoodi valgust. Siin on mega palju selliseid glitreid. Ma eile ostsin selle River Islandist. Aga okei, ma lähen vaatan linnas ringi ja siis liigun juba Superstari vaatama. Ma olen siin koos Kristiinaga. Kell on 18.29 ja me pidime 15 sisse saama, aga me oleme hoopis Rocca al Mares, sellepärast et läks teistmoodi. Just. Me ei viitsinud seal õues passi ja me tulime siia kõndima ilmselgelt, ma pole nagu vastuvad riided selleks. Sul on üldse seelik seljas, kleit seljas, mis nagu lendab õhku. Ja me tulime pigem siia chillima 45-ni peab ootama meile öeldi. Meil on 7.30 vist hakkab vaikselt pihta, ma olen selline tunne. Ma ei olegi öelnud Sissi poolt. Kodudes vaadatakse rõõmsalt reklaame, toimuvad meil siin lisakontsertid nii kohtadele. Ta tekib välguga pilti, meil öeldi toida, ma tean, sina. 10 sekundit. Mu hambad on nii valged siin, vaata. Aukul on jah. Jaagup Tuiskes just laval ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas ta sai välja kukkuda. See laul, mis tema ise praegu kirjutas, oli parem kui see võitjate laul, nagu sorry, aga oh my god. Ma ütlesin ennem, et ma ei helista. Aga ma helistan, ma olen Sissi poolt esines nii hästi. Uus superstar on Sissi. Hei, kell on 22.57, ma tulin täpselt autosse. Mega tore oli, Udo võitis, mina hääletasin Sissi poolt, aga ma ei ole kurb. Enne mul küsiti, et mida sa arvad, see on nagu tore, et keegi võitis. Ja nii ongi. Ma arvasin ise ka, et Udo võidab sellepärast, ta lihtsalt on kõigi lemmik. Tegelikult ma arvan, et kõik need, kes nagu sinna lõpupoole jõudsid, on nagu võitjad. Vaadatakse, kuidas ma vlogin. Ma arvan, et päris paljudel neist tuleb väga lahe karjäär. Hakkan nüüd kodu poole sõitma Tartusse. Mul on homme hommikul kohe arvestus, suur arvestus värvimistunnis. Ma peaks nagu veits õppima kõige niikuinii ma suht oskan. Ma arvan, tegelikult ma ei taha ära suruda, aga nagu eelmised korrad meil on kõik tööd nagu mingid õiged, on mingi 100% õiged, mingi ainsana. So, loodan, et läheb hästi, aga ikkagi ma jõuan mingi kell 2 umbes koju Tartusse. Ma pean hommikul kohe kooli minema, et nagu väga meeldib. Aga mul oli mega lahe aeg siin Tallinnas ja üldse nagu Superstaris ka. Ja tänks kõigile, kes tulid pilti küsima või noh. Mul on alati tore näha oma vaatajaid. Ja kui ma ei saanud vahepeal nagu sealt toolide reast välja tulla, see oli sellepärast, et nagu kõik inimesed olid nagu pahased mu peal. Ja ma nagu käisin sealt edasi-tagasi, ma nagu vahepeal tegin nagu tiire vaata ja siis nagu päris paljud nagu nägid mind, et nagu sorry, kui ma ei tulnud sealt vahest välja, aga need pausid olid reaalselt mingi 3 minutit. Ja inimesed said pahaseks, sest ma käisin kogu aeg niikuinii edasi ja tagasi. Aga ma lõpetan selle vlogi ära, ma loodan teile meeldis see vlog. Ütle mulle kindlasti all kommentaarides, kes on sinu lemmik Superstar, ütle, et kelle poolt sa nagu üleüldiselt olid ja ütle mulle ka seda, kui rahul sa oled nagu Superstari võitjaga. Mina olen rahul, nagu mul tegelikult erilist vahet ei olnud, kas nagu Sissi või Udo. Nii et jah, tore, et keegi lihtsalt võitis, aga ütle sina enda arvamus mulle all kommentaarides. Ja kui sul meeldis sellest kindlasti pane thumbs up ka siis, kui sa oled Superstari vaataja. Ja kui sa tahad mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias, võid teha seda Instagramis, Snapchatis, Facebookis. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tšau!